siis on veel kindlustusi, mis peavad olema tehtud alati. Näiteks, kui paljudel teist on jalgrattajuhiload? Alustame sellest. Anname käega märku. Nii, te sõidate jalgrattaga. Kui paljud teist plaanivad teha autojuhiload? Anname käega märku. Kui sul on, jalgratta jaoks on load. Kui sul on oma auto, siis sa pead maksma ka sellist asja nagu liikluskindlustus. Mida tähendab liikluskindlustus? Liikluskindlustus tähendab seda, et kui minul on auto, ma sõidan sulle otsa autoga. Minu auto läheb katki ja sinu auto läheb katki või sina lähed katki. Siis minu liikluskindlustus maksab selle sinu autole tekkinud kahju kinni, et kuna sina ei olnud süüdi, siis kuidagi peab sinu auto saama terveks. Minu auto on ikka katki. See on nüüd minu mure. Selle jaoks ma saan siis mingeid lisakindlustusi veel sinna võtta, aga kohustuslik osa on see, et kui mina põhjustan õnnetuse, siis see, kes on kannatanud, et tema vara saaks siis hüvitatud. Kuidas tekib liikluskindlustuse makse suurus? See on tegelikult väga lihtne matemaatika. Teeme selle ühe näite kiirusti läbi. Ühes aastas Eestis juhtub keskmiselt 35 000 õnnetust, autoõnnetust. Kus autod omavahel põrkavad kokku või mingil muul kujul mõni auto saab kahjustada, mis läheb sinna alla. 35 000, see on 35 ja 3 nulli. Ühe õnnetuse keskmine kahju on 2000 eurot. See tähendab, et on neid, mis on vähem, on neid, mis on kõvasti rohkem, aga keskmine summa tuleb 2000 eurot. Kui me nüüd need arvud omavahel kokku korrutame, 35 000 ja 2000, siis kui palju me saame? 70 saame 35 korda 2 ja 1000 ja 1000 annab miljoni juurde, et me saame 70 miljonit. 70 miljonit on see raha, mis kulub, et hüvitada siis need kahjud. Mats, kui palju meil autosid on Eestis? No mina lugesin täna siia sõitis üle 700 000. Meil on umbes 700 000. See on natukene siin matemaatiliselt lihtsustatult, sellega tuleb väga ilusti lood välja. Ütleme, meil on umbes 700 000 autot Eestis. See on siis 7-5 nulliga. 7-5 nulliga. Jah. 700 000 ja 70 miljonit. Kui me nüüd jagame need summad omavahel, 70 miljonit 700 000 auto peale. Kui palju meil alles jääb? 100. Kui iga autojuht maksab 100 eurot, siis me saamegi kõik need kindlustusjuhtumid hüvitada. Ja sellepärast ongi liikluskindlustus, mis suurusjärk on 100 eurot, ta võib siin natukene varieeruda vastavalt sellele, kui hea autojuht sa oled, aga 100 eurot. Ja niimoodi me saame igale kindlustusele leida, kui palju peaks olema see kindlustuse makse ja kui palju me siis ka peame maksma selle eest, kui me tahame endale sellist turvalist keskkonda luua. Nüüd, teinekord, kui veel ei sõida autoga, sõida jalgrattaga või tõukerattaga. Ja tõukerattaga on ka erinevaid kindlustusmeetodeid võib-olla vaja. Üks pool on see, et jälle mina sõidan oma tõukerattaga, sinul on uhke auto. Mina sõidan sinu autost mööda, tõmban juti peale. Kes maksab? Minu vanemad või mina. Aga ei pea. Kui mul on kodukindlustus, mille all on vastutuskindlustus, siis selline tegu vist saab minna sinna alla. Küll aga on meil sellest tõukeratta või jalgratta õnnetuses ka see teine pool. Ütleme, et auto ma kriibin ära. Mina pean maksma. Aga mis saab minust? Mina kukun maha, käälumurd, naha siirdamine, kõik see pool ka. Ja seda, nüüd kui mul ei ole eraldi õnnetusjuhtumi kindlustust, siis seda minuga ei korvata. Aga mis on olulisem sellest, et kas mulle korvatakse nüüd sealt midagi või ei, on see, et kuidas mu elu edasi läheb. Ütleme, et mul on mingisugune kindlustus, mis annab mulle 2000 eurot selle eest. Aga kas ma saan ka oma elu edasi elada? Ja kõige odavam variant selle jaoks on kanda kiivri. Ma saan aru, et Matsil on heliprobleemi. Eks ma võtan selle nuia siis, kui öeldakse. Vist ei öeldud, nii et võime teha. Jaa, muidugi, teeme. Aha, väga hea. Et on kanda kiivrit, sest vaadake, kui teil sõidate vastu autot ja kukute oma pea sinna asfaldi peale moosiks laiali, siis ei ole mingit rahasummat, mis teil selle moosi uuesti kokku paneb ja saate olla jälle teise. Ehk siis kõige odavam kindlustus ja kõige olulisem, mis te saate endale pakkuda, on see, et te kannate kiivrit. Ja kiivril on siis palju häid omadusi.
Esimene võiks olla see, et ta näeb lahe välja teie peas, aga sellest olulisem see, et ta kaitseb teie pead. Ja kiivril on siis tavaliselt on 2 osa, on selline väline kõvemkiht, mis kaitseb siis erinevate torgete või kriimustuste eest ning siis siin sees, siin on selline vahtplast. Ja mida see teeb? See teeb seda, et kui teie pea kuskile vastu lendab, siis ta aeglustab seda, kui kiiresti teie pea seisma peab jääma. Ja selleks, et seda demonstreerida, kuidas kiiver aitab. Mul on siin 2 testpead, kanamunad, niimoodi ilusti kilekottidesse pandud, väga palju lihtsam on pärast koristada. Ja me teeme 2 katsetust. Ühe muna viskame niisama maha, või siis ühe katsepea. Teise katsepea paneme siia meie simuleeritud kiivri sisse. See kilekott on täidetud pakkegraanulitega ja samamoodi nagu kiivri sisemine külg on ka see täidetud sellise materjaliga, mida saab kokku suruda. Aga see kokkusurumine ei toimu hetkega, vaid selleks läheb natukene aega, mis tähendab, et see, kui kiiresti see muna seisma peab jääma, on aeglustatud. Nii et tal on nagu aega rahulikult seisma jääda ja ei pea kohe vastu põrandat lendama. Panen muna siia sisse ja samal ajal võite enda peas mõelda, et mis te arvate, kas meie muna jääb terveks või mitte. Alustame siis ilma kiivrita munast. Ma lasen siia. Ma näitan siis, et siia kohta kukub. Kas keegi arvab, et muna jääb terveks? Aha. Nüüd me teame, kes sõidavad siis tõukerattaga ilma kiivriteta. Kui kõik on valmis, siis loeme koos. 3, 2, 1. No, niimoodi peale vaadates, vist ei tahaks, et sinu pea niimoodi mööda asfaldit laiali on. Eriti tüütu veel, kui ei pannud kilekotti ka sõitma minnes pähe, siis pead pärast keegi seda kokku koristama. Proovime nüüd seda sama, aga munaga, millel on kiiver peas. Nii, ma lasen sama kõrgelt. Aha, väga hea. Valmis? Väga hea. 3, 2, 1. Te ju isegi ei tea, kas muna on terve või mitte. No kas keegi arvab, et läks katki? Ei. Täiesti terve. Nii et kiiver on kõige odavam kindlustus, mille te saate endale ise teha. Ja tihti isegi tasuvam kui see kindlustus, kuhu raha maksad. Et see oli, Mats tõi väga värvika näite, et see moosi või muna tänavalt kokku riisumine, et kui peaks tõesti nii tõsiselt minema, siis ükskõik, mis summa seal on, ega see sinna pea sisse enam tagasi ei lähe. Nii et kandke kiivri. Aga õnnetusi võib juhtuda veel ja õnnetuse kohta ongi, tegelikult on kindlustuse maailmas ongi täitsa olemas õnnetusjuhtumi kindlustus. Mis tähendab seda, et kui sul juhtub õnnetus, harilikult siis on teatavad füüsilist sorti tegevus, millega see õnnetus võiks juhtuda, siis selle tulemusena, kui juhtub sinuga midagi, siis kindlustus hüvitab sulle selle.